kui ma Hispaanias ja Prantsusmaal reisisin, mul oli samamoodi, et ma läksin nagu ühe otsa piletiga Hispaaniasse ja raha sai umbes paari nädalaga otsa, aga ma tahtsingi nagu teada, mis edasi saab, ma hakkasin filmi tegema just nagu iseendast, et see oligi nagu eksperiment ja reisipäeviks iseendale ja kõikide inimestega ka, kes reisisid, kes mulle tee peale vastu tulid, et see kujuneski nagu uurimuseks või uurimustööks, et mis siis saab, et kui raha saab otsa. Et sealt ma läksin veel nagu edasi, jätkasin seda teemat, mida ma siis Portugali minnes kogesin. Mulle tee peal siis nagu vahepeal tuli see raha ja ma sain hakkama. Hispaanias seal teise reisi ajal siis nagu õppisingi seda ja aga ma teadsin, et see on see seiklus, mis mul on ja ma saan kindlasti väga palju inspiratsiooni näiteks. Aloha imelised seiklejad, kuulajad, vaatajad teisel pool ekraani. Minu nimi Kristel Raalaksmi-Titten ja tulemas eetrisse jällegi imelisest päikeselisest San Diegost, Californiast. Ja ma kutsun ennast uue aja coachiks ja usun, et meis kõigis on olemas aarete laekad ja kui me need paneme töösse, saame hakata aktiveerima ja manifesteerima oma sisemisi muinasjutte siia reaalsusesse, imelisteks unistusteks iseenda tingimustel. Tere tulemast järgmisesse episoodi ja täna on meil väga imeline, eriline külaline. Tere tulemast Jürgen Christopher Korstnik. Tere, aloha. Aloha. Ja Jürgen on täna meil eetris imelisest Kadriorust ja nii tore, et teisel pool maakera ja saame sellist asja teha. Jürgeni tutvustuseks ma usun, et kui ma täiesti siukse hullu pika versiooni teeks, siis läheks võib-olla 15-20 minutit. Ma proovin hästi lühidalt kokku võtta ja siis sa saad ise ka kommenteerida selle kohta, aga tõesti see mees, kes meie ees siin on praegu, on tõesti mees nagu orkester sõna otseses mõttes. Ja kui me vaatame siis üldisemas plaanis, et millega Jürgen on hakkama saanud. Jürgen on mitmes ülikoolis käinud, Balti filmi- ja meediakoolis magistriõppe erialal siis teinud läbi audiovisuaalse meedia dokumentaalfilmi režii eriala ja samas ka Tallinna Ülikoolis siis Kunstide Instituut bakalaureusõppe eriala kunstiõpetus, vabad kunstid ja lisaks siis veel hiina keel ja Aasiamaade kultuur. Ja täiendõppena olen teinud siis ka giidikoolitusi, teatrikoolitust, barista koolitusi, meditatsioonilaagreid, raamatu illustreerimise kursust, inspiratsiooni suvekool ja mitmeid siis erinevaid instrumente õppinud juurde muusikakoolis. Ja töökogemused on ka täiesti seinast seina ja siin me tegelikult siis räägime ka täiesti professionaalse back-upikuga, kes on olnud ametis ka Lapimaal jõuluvana abiliseks ja vabatahtliku töö nimekirja on tõesti ka seinast seina, et hästi palju erinevatel filmifestivalidel kaasa löönud. Meie kohtusime High on Life festivalil eelmisel aastal, kus siis Jürgen, sina olid ka helitehnik mitmeid aastaid ja väga paljudel siis erinevatel organisatsioonide ka siis üritustel oled sa kaasa löönud. Viljandi Folgil, Matsalu loodusfilmide festivalil, PÖF, Lõuna-Indias dokumentaalfilmi heli salvestamisel, Tallinna Nukuteatri lavastuste ülesfilmimine ja erinevad siis seiklused, mis oled siin ka teinud vabatahtlikult Nigeerias, Lagoses ja erinevates kohtades ja keeli räägib see mees meil siin viitekeelt, sealhulgas ka hiina keelt, mis on tõeliselt väga-väga eriline oskus ja lisaks on siis Jürgen Christopher reisinud üle 30 maa läbi ja sealhulgas siis ka sellised kohad nagu Maroko, Nigeeria, Lõuna-Aafrika Vabariik, Nepal, Tiibet ja väga paljud teised kohad ja me proovisime arvuliselt ka selgeks saada, et kui palju instrumente ta mängib. Mingi arvu me siin leidsime 14, aga ma usun, et siia tuleb neid veel, et põhimõtteliselt anna siis Jürgen Christopherile kätte mida iganes ja ta võlub sealt need helid välja. Ja mul on väga imeline
kogemus vaadata ka sinu Instagrami, mis oli tõeline kunstiline elamus. Mulle väga meeldis, et väga paljude siis Instagrami piltide peategelaseks oli kass. Ma ei tea, kes see kass on või mis ta nimi on, aga ta väga tuli välja seal ja samamoodi siis Tšepuraskast oli ka mõned pildid, et väga tore. Ja tagasihoidlikult ütleb siis Jürgen Christoffel, et ta on teinud ainult 7 dokumentaalfilmi ja võtab elu kui loomingulist meditatsiooni ja praegu jätkab õpinguid siis Muusikaakadeemia helirežii bakalaureuse kraadi õppimisel. Nii et peale kõige muu armastab talisuplust, hääletab alati armastuse poolt ja on teinud väga palju hulluseid oma elus, sealhulgas hääletanud Tallinnast Portugali. Nii et tere tulemast! Tere! Väga mitmekülgne tutvustus, aitäh! Ja. Tänasel päeval, kui meil on ikkagi maailmas väga palju muutuseid toimunud just ka siin koroona tõttu, inimesed on silmitsi oma hirmudega, oma uute elukorraldustega ja väga sageli selles maailmas, kus on palju segadust, võib olla väga raske hoida ennast pinnal. Ja mulle tundub, et võib-olla üks asi, mida sina ka täna siin saaksid jagada, et kuidas sina seda oled oma elus kasutanud, aga võib-olla selleks päästerõngaks võiks olla tegelikult meie looming või ühendus sisemise kunstnikuga. Mis sa selle kohta kostad, mis sa arvad, kas see võiks olla siuke päästerõngas, et kui kõik on kokku varisemas, siis pöörduda selle sisemise kunstniku ja loomise juurde, et kas see võiks olla meie päästja? Ma arvan, et see on väga hea küsimus. See on ka see, mida ma kõige rohkem olen uurinud, et miks ma reisinud olen ja miks ma olen tahtnud teha nii erinevaid asju. Et osaliselt ongi see, et avastada seda loovust igapäevaelus väga erinevates valdkondades. Ja minu jaoks loovus, see ongi nagu see, et kui ma vaatan asju uuel viisil ja kuidagi teadlikult ja mänguliselt suhtun elusse, et see on kuidagi väga oluline, et ei pea nagu liiga tõsiselt kõike võtma, et ütleme, kui meie unenägu või siis elu oleks unenägu, et siis miks mitte siis juba elada seda värvikalt ja huvitavalt, et selles mõttes igapäeva elu võiks samuti olla palju huvitavam ja et kui me oleme karantiinis, siis näiteks me saame ju nii palju siit asju teha, nii palju asju ka erinevalt teha, et ka oma tööd. Aga eelkõige jah, ma mõtlen just, et miks mitte näiteks õppida mõnda uut pilli või hakata raamatut kirjutama, lugeda. Selles mõttes ma ise ei teagi, mis see igavus täpselt on. Et elu on liiga põnev, et pigem on alati küsimus ajas. Et kui ma näiteks olin karantiinis 2 nädalat peale Lapimaalt naasemist, siis minu jaoks oli see väga produktiivne aeg, et just väga hea, et ma ei pidanud väljas käima liiga palju ja keegi mind kuhugi ei kutsunud, et väga palju aega iseendale ja tegeleda oma projektidega. Et see võiks olla päris tore, kui me tunneme muidugi mugavalt, et me õpime midagi uut või et me ei pea kartma seda, et kui head me oleme loomises. Me kõik oleme loojad, et me saame lihtsalt avastada seda iseendas, milleks me kõik võimelised oleme. Nüüd väga sageli ma ise kogen seda ka praegu, et alustades siin seda Aareti seikluse podcasti uut teekonda, kus tõesti ma olen väga mitmete sisemiste kunstnikega siis ühenduses, et ma olen produtsent, ma olen visuaalne looja, ma olen kirjanik, seal on nii palju erinevaid aspekte, mis ärkab, ma olen antropoloog ja nii edasi. Ja nüüd ongi nii minul endal kui väga paljudel inimestel, kellega ka ma olen olnud kokkupuutes läbi oma seikluste ja elu, ma näen, me nii sageli jookseme omadega kinni just sellepärast, et ühiskonnas on olnud siis selline pilt või arusaam, et kunstnikuks olemine
see ei too raha sisse ja see on lihtsalt mingi hobi või sellel ei ole mõtet aega ja tähtsust panna, sest see on ainult siis saab seda teha, kui kõik muud tähtsad asjad on tehtud ja täiskasvanuks olemine on tehtud ja arved on makstud ja kõik need nii-öelda siis erinevad teemad, mis siis riburada pidi tulevad. Kuidas sina julgustad inimestel selle sisemise kunstnikuga või loominguga rohkem kontakti saada, et just vaadatagi siis üle nendest ühiskonna loodud stampnormidest ja vaadatagi, kas ja kuidas siis aktiveerida seda kunstnikku ja kuidas need kunstnikud või need omadused või talendid, mis kõigil inimestel on olemas suuremal vähemal määral, et tuua need välja, et need saaksid ka teenida sind siis suuremal moel. Et kuidas sa julgustaksid inimesi selle teemaga tegelema? Üks hea metafoor või paralleel oleks nagu reisimine. Mitte see, et me peame reisima minema, aga kui me kuhugi lähme, et siis see teekond sageli muutubki põnevamaks ja see ongi see lugu, mida me sellest kaasa võtame. Et võib-olla see, kuhu me kohale jõuame, et see võib olla niisugune isiklik või see võib olla huvitav, see võib olla oluline või ka mitte, aga kui me elame seda teekonda nagu täisväärtuslikult ja tunneme rõõmu väikestest asjadest, just nagu väärtustame ja tunneme tänu, et seda rohkem hakkab nagu elu minu meelest kaasa mängima, helisema, et tekibki selline sümfoonia kõikide asjade vahel, mida ma nagu kohtan, et võib-olla üks harjutus, mida ma olen ka nagu reisides õppinud, on märkamine, et märgata asju enda ümber, mille üle olla tänulik, näiteks inimesed ja näiteks mul on kodus see kass, kes ka Instagrami piltidele palju sattus. Mis tema nimi on? Vööt. Vahe. Ja ta on vöödiline ja oleme aatomikuks nimetanud, sest tal on väga palju jõudu liikuda igale poole. Ja siis ma nagu olen mõelnud, et võib-olla see tänulikkus aitab mind ka rohkem nagu loovusele lähemale tulla, et ma näiteks, kui ma olen tänulik oma hääle eest, et ma üldse saan kõneleda, siis ma saan ju tegelikult rohkem nagu avastada, näiteks miks mitte laulda, et ma ei pea mõtlema, mida teised mõtlevad minust, et see on minu nagu enese teekond. Et võib-olla see ongi see asi, et me kardame nagu esineda, me arvame, et me peame kohe nagu kuidagi seda niimoodi esitama või kuidagi formeeruma, et see on nagu see laulmine või mingi selline asi. Aga just selline lapselik avastamise rõõm tuleb väga kasuks. Et eksperimenteerida, lubada endale eksperimenteerida, mängida sellega, et sina teed hästi palju põnevaid projekte, olgu selleks joonistamine või helidega mängimine ja lõpuks ongi, et vau, see heli saab mingi teatritüki heliks. Jah, see on väga, väga huvitav ja niimoodi ongi olnud, et tuleb hakata tegema, siis tekivad nagu need järgmised sammud. Et see on, ma olen natuke nagu mõelnud, et see on natuke nagu, kunagi olid sellised telekamängud, et ma ei ole palju mänginud, aga mul tuli meelde, et üks selline mäng oli, kus avastasid seda maad niimoodi, kui sa läksid edasi, siis see läks valgemaks, et muidu oli kõik pime, et sa ei teadnud, mis sinu ümber on. Ja see tundus isegi natuke nagu hirmutav, et äkki mõni koletis tuleb sealt välja. Aga mida teadlikumaks said, seda rohkem nagu sa nägid, mis sinu ümber on. Ja ütleme, et võib-olla meie päris elus tegelikult koletis ei ole nii palju üldse. Et see on pigem meie enesehirmud, et kui me ise nagu julgeme lihtsalt nagu minna ja vaadata, mis seal on, et siis me saame teadlikumaks. Ja mida rohkem nagu usaldada, seda vähem tegelikult ma olen märganud, et tekib selliseid ebameeldivaid olukordi. Et usaldada eelkõige iseennast, et mitte seda, mis väljaspool on alati, aga seda, et ma julgen ja ma vaatan, mis seal on. Et samamoodi ka loominguga.
kindlasti aitab siin kaasa, kui leida siis kas sellised toetavad ja turvalised keskkonnad, kus saab avastada, et on teisi inimesi ka, kes sellega sarnaselt siis tegelevad ja kas siis leida mentor või teejuht sellel teekonnal või siis grupid, kus seda tehaksegi koos, et see alati, ma näen, julgustab inimesi nende teemadega nagu siis rohkem hakata tegelema ja aru saada, et inglise keeles on see hästi lahe ütlus on ju from disaster to master, et sa lihtsalt mängid ja alguses võibki see olla totaalne kaos ja totaalne, ma ei tea, mis segadus ja siis hakkad sellest looma neid väikseid kilde kokku panema ja vaatad, vau, masterpiece, meistriteos tuleb kokku, on ju. Ja sa oled ise ka jaganud seda, et just kas või dokumentaalfilmi loomises, et sul on ikkagi see sümfoonia või see sümfoos tekibki sellest, et inimesed on koos ühes ruumis ja siis sa jälgid, see vaatleja jälgib ja sealt tekivad need dünaamikad. Et selles ruumis hakkabki see koos loomine ja koos kasvamine, et mis sa selle kohta jagaksid? Kusjuures on väga oluline osa, et me sageli võib-olla isegi teadvusta, et kui palju keskkond neid mõjutab ja inimesed meie ümber. Tegelikult see on väga oluline ongi leida enda jooks need hinge sõbrad ja inimesed, kellega koos midagi teha. Et olgu see kas või lihtsalt loodusest käimine, matkamine. Näiteks mul mõned sõbrad on sellised, et see on väga toetav, samuti ka loomises või töö jaoks. Minul endal oli väiksena lasteaia sellise kogemus, et mulle meeldis väga mängida igasuguste loominguliste asjadega, aga lasteaias siis üks kasvataja ütles, et vot, et sa teed siin selle maja korstna joonistamine on sul täiesti valesti, et minu korsten oli täiesti majast eemal ja ta ütles, et korsten peab olema maja küljes, aga mina ütlesin, et aga miks, et minu majal on ta sedasi. Ja siis ongi, tuleb see õige või vale ja sellest, mis ma võisin olla võib-olla 5-aastane ja sellest jäi nagu tamp peale, et vot niimoodi on, et sa joonistad valesti, sa ei oska. Ja siis see külmubki, see kunstik külmubki sinna nagu kinni ära, kuni siis ma vist sain kas 18 või niimoodi ja leidsin uue siis kunstiõpetaja, kusjuures Jaanika Peenra, selline inimene ja hakkasime lihtsalt mängima värvidega, gouache'i mingeid plärtsakaid ja asju ja minu kunstnik tervenes seesmiselt, et kas sul endal on ka selliseid kogemusi, kas sul on inimesi, keda sa näed, kui nad tulevad ka sinu maailma, et nad on võib-olla hästi kartlikud ja on samamoodi see kunstnik ära külmunud ja siis sa vaikselt soojendad neid üles ja julgustad? Väga huvitav. Ma olen küll tundnud, et kõik inimesed, kellega ma koos olen, et me leiame midagi loomingulist lõpuks, mida nagu koos teha. Ja ka mul tuleb meelde, et Jaanika Peenra käis Tallinna Ülikoolis kord ja seal oligi kunstiteraapiate selline nagu avatud tutvustusring või siis tund ja siis samuti olid paberid olid maas ja viskasime värve. Et sellist asja ma olen ka sõpradega teinud, et mul on mõned sõbrad olnud, kellega ma olengi sellises nagu huvitavas kulgemises olnud, et me avastame midagi, näiteks helide maailma, katsetame erinevaid pille. Ühe sõbraga me näiteks käisime linnas, sageli isegi öösel ja me vaatasime, mis helisid näiteks postid ja erinevad objektid, mis sinna jäid teevad. Et meil on selline väike puuoks või pulk oli ja siis me püüdsime leida erinevaid huvitavad helisid ja hakkasime seda filmima ka. Mõtlesime teha isegi sellise linnasümfoonia filmi, et kuidas erinevaid helivärve siis nagu leida, et see filmi paraku päris valmis ei jõudnud, aga ütleme, see uurimus nagu jäi meie jaoks olema. Aga ma arvan, et teiste inimestega on ka niimoodi olnud, et kõige lihtsam näide võib-olla, kui ma olen reisinud ja mõni pill on olnud kaasas ja ma olen kohanud kedagi, kes võib-olla arvab, et ta ei ole muusikaline, siis on lõppenud nii, et me ikkagi teeme kõik koos muusikat ja ma arvan, et see on nagu oluline, et kui mina olen nagu lihtne ja ei ole nagu tõuka või nagu näitan ennast sellises küljest, nagu ma olen nagu sina,
siis inimestel on palju lihtsam nagu leida usaldust ja ühenduda. Et sellepärast see suhtlemine on väga oluline osa olnud minu elus. Ja see, et mitte kuidagi olla parem või suurem, et kuidagi just nagu häälestuda nende inimestega, sest niimoodi ka mina õpin midagi uut, et kogu aeg olla sellises nagu tühi kauss, et valmis midagi uut õppima. Ma arvan, et see on nagu mõlemale hea lõpuks, et nii minule kui ka sellele inimesele, kellega ma näiteks jagan mingit reisi või mingit teekonda või siis tuba, korterit. Et alati me ei vali neid nagu niimoodi teadlikult ise, aga need inimesed tulevad meie ellu. Nüüd sa oled hästi palju reisinud ja üks asi, mis ma mitmest siis artiklist ka, mis ma lugesin, võib-olla just hästi tugevalt välja tuli, oli just, et ma ise kogesin seda samamoodi, et reisimine aitab meil õppida usaldama ennast paremini, usaldama elu, usaldama inimesi ja usaldama, et tõesti maailm on sõbralik koht. Ja tegelikult, kui selle sügavusega suhestuda maailmaga, siis see peegeldus, mis sealt vastu tuleb, ongi inimesed tulevad sulle vastu, inimesed tahavad koos luua sinuga, inimesed on olemas, kui sul neid vaja on. Ja sellest tuleb mingi tohutult meeletu lahe seiklus siis või looming välja ja sinul on neid kogemusi äärmusest olnud, et tõesti Tallinnast Portugali hääletada ja sul on siin väga siukseid transformeerivaid kogemusi olnud. Et mis sa selles suhtes ka reisimine, eluusaldus, enda usaldus, mida sa sooviksid jagada, võib-olla mõni reisikogemus, mis väga sügavalt puudutas sind ja kui on siis ka nüüd inimesi, kes ikkagi kardavad nüüd reisida, võib-olla ka see koroona pärast veel ekstra kardavad, et mis sa neile nagu ütled? Ma arvan, et reisimine on mind vist kõige rohkem õpetanud usaldama ja nägema asju kuidagi tervikumalt. Et see ei ole ainult välimine, vaid see on ka nagu sisemine reisimine. Mul on üks reisitalisman, mida ma sain 4 aastat tagasi, selline väikene teokarp spiraalse kujuga ja alati mulle tuletab meelde, et ma saan nagu spiraalina alati reisida, liikuda iseenda sisse ja samuti väljaspoole. Ja samas mul on nagu tigu, et minu kodu on ju tegelikult põhimõtteliselt minuga kaasas, et ma võin seda kodu luua ka teises keskkonnas või sellist turvalist ruumi. Eriti kui ma leian need inimesed enda teilt, et kellega mul on hea ja mugav olla. Aga ütleme, et see reisimine, teine aspekt, mis on hästi oluline, üks on see, et alati kui ma reisin väljaspool, ma õpin midagi iseendast, et ma nagu lähen ka iseenda sissepoole. Aga ka see, et kas reisida saab rahaga või rahata, et on väga erinevaid võimalusi. Et võib-olla see reis, mida ma näiteks tahaks välja tuua, üks oli küll jah, see, et Eestist Portugali, kuhu ma läksin õppima, sellega, kusjuures ma võib-olla äkki räägingi natuke sellest reisist. Räägi. Sellepärast, et sellega oli huvitav sünkroonsus sellel tasandil, et ma kohe alguses, mul oli natuke raha olemas ja mul pidi tulema siis see õppetoetus, mis mind siis Portugalis nagu toetas. Aga see kuidagi jäi hiljaks ja ma olin juba teel ja mul sai see raha otsa ja siis mul tekkiski selline huvitav tühimik, et mõtlesin, kuidas ma nagu hakkama saan. Et oleks võib-olla pidanud ostma lennupileti, aga siis ma hakkasin lihtsalt pilli mängima, mul tuli meelde, et mul on kitarr kaasas, ma kasutasin võimalust, et teha tänavamuusikat ja sellega sai piisavalt hakkama, et siis toidu raha teenida ja edasi liikuda ja teekond läks nagu selles mõttes isegi põnevamaks, et ma ei olnud nagu nii mugavustsoonis, et ma kogu aeg olingi nagu igas hetkes kohal iseendas, kuna ma ei teadnud, mis nagu edasi saab. Ja hiljem on ka niimoodi olnud teiste reisidel, et kui ma Hispaanias ja Prantsusmaal reisisin, mul oli samamoodi, et ma läksin nagu ühe otsa piletiga Hispaaniasse ja raha sai umbes paari nädalaga otsa, aga ma tahtsingi nagu teada, mis edasi saab, ma hakkasin filmi tegema just nagu iseendast, et see oligi nagu eksperiment ja reisipäevik iseendale ja kõikide inimestega ka, kes reisisid.
kes mulle tee peale vastu tulid, et see kujuneski nagu uurimuseks või uurimustööks, et mis siis saab, et kui raha saab otsa. Et sealt ma läksin veel nagu edasi, jätkasin seda teemat, mida ma siis Portugali minnes kogesin, siis mul tee peal siis nagu vahepeal tuli see raha ja ma sain hakkama, aga ma ei jõudnud nagu täitsa sinna kohta, et kus ma nagu elaks ilma rahasta ja siis ma Hispaanias seal teise reisi ajal siis nagu õppisingi seda ja siis nägin, et päris hästi saab niimoodi hakkama. See ei olnud minu nagu ideaal, et ma niimoodi jään niimoodi elama või nagu igaveseks. aga ma teadsin, et see on see seiklus, mis mul on ja ma saan kindlasti väga palju inspiratsiooni. Näiteks ma hakkasingi oma lugusid tegema, kuna ma olin nii palju iseendaga ja pilliga, siis mul tekkis väga palju reisilugude materjali ja laule, mida ma siis hiljem ka kontsertidel esitasin. Palju huvitavaid kogemusi ja just usalduse teemat nagu läksin veel sügavamale sellega, et näiteks väga tihti inimesed pakkus mulle öömaja, kuigi mul oli telk kaasas. Aga ma sain niimoodi nagu tutvusringkonda luua ja ma sain niimoodi hakkama. Ma küll ei teeninud palju raha, aga ma sain täitsa niimoodi hakkama. Et võib-olla ka mõne teisel inimesel on mingi muu tegevus, mida ta saab jagada niimoodi, et ta ei pea nagu muretsema selle raha pärast nagu otseselt. Ja mul endal oli hästi sarnane kogemus. Ma olin Lõuna-Aafrikas tegemas oma dokumentaalfilmi lindistamist ja tööd seal ja mul sai raha otsa ühel hetkel. Ma teadsin, kui ma läksin sinna, et ma sain omal fondid peale, nii et ta katab nagu pool sellest ajast, et mul oli see aeg oli 5 kuud seal. 2,5 kuud sai läbi, raha sai otsa ja siis oligi niimoodi, vaatasin, et okei, universum, et ma olen siin, ma olen Lõuna-Aafrikas, ma teen väga tähtsat tööd. Olgu nüüd olla siis kas ideed või mingil moel, et ma pean ju siit edasi nagu saama, et see ei ole ju võimalik, et sa saatsid mind siia nagu siis sellisel kujul. Ja samamoodi hakkasid tulema ideed, kas ja kuidas siis toimetama hakata. Ma õppisin too hetk siis ingliteraapia koolis, hakkasin pakkuma siis tol hetkel, kujutad ette, 2005 läbi siis Skype'i teel siis ingliteraapia siis seansse, mis tol hetkel oli hästi haruldane, ma ei teadnud kedagi väga, kes seda sellisel kujul tol hetkel tegi veel. Ja siis ka lihtsalt meili teel siis saatma erinevaid siis lugemisi neti teel. Mingid inimesed siis panustasid lihtsalt nagu siis, et võta, me oleme lihtsalt sponsorid sul selle filmi jaoks ja mingid kohalikud sündmused sain ka teha seal oma siis ingliõpetajaga. Ehk siis ma käivitasin oma aarded, oma talendid ja kui ma seda tegin, siis oligi leib laual. Ja see oli täiesti moment minu jaoks, et issand jumal, et mul on mingit jura pähe aetud, et mul peab olema mingi bakalaureus ja magister ja ma ei tea, mis asjad kõik veel. Alles siis saan ma hakata elama oma unistust. Aga tegelikult ma saan seda kohe teha ja see sinu lugu praegu ka nagu täiesti kinnitab ju seda sama asja. Et pane oma talendid töösse ja küllus tuleb. Ja küll jah, et kõik, mis sul maailmaga jagada on, et mida rohkem seda jagad, see tuleb tagasi ja see kuidagi toidab väga nii lõpuks ka materiaalselt. Ja. Nüüd seikluste koha pealt veel, sul oli Aasias oli üks väga võimas kogemus, kus sa ühes artiklis jagasid siin ka, kus sul oli kõhuviirus ja sa läksid veel hullu peaga edasi seiklema. Kas sa mõne sõnaga räägiksid, mis seal juhtus ja mis seal tundus nagu mingi hästi suur nihe toimus sinu sees? Jaa, see lugu oli siis niimoodi, et ma olin Nepaalis ja ma olin just Indiast tulnud, mis oligi selline huvitav muutus juba sel hetkel, kuna ma lõpetasin ühe filmiprojekti siis heli salvestamise Lõuna-Indias ja mul tekkis nagu vaba aeg ja mõtlesin minna, et võiks minna Vipassana meditatsioonilaagrisse Nepaali. Ja kui ma 10 päeva olin seal nagu ära olnud, puhastunud nii vaimselt kui ka kehaliselt, see oli väga ilus aeg, siis ma läksin Katmandu linna, vaatasin siis, mis seal alllinnas toimub, kuna see Vipassana keskus oli mäe peal.
see oli väga puhas õhk ja väga ilus kõik, aga samuti ka seal linnas. Aga juba teisel päeval kohalikus restoranis ma sain siis kõhuviiruse ilmselt mingist salatist või midagi ma seal sõin, kus oli võib-olla kasutatud siis nagu tavalist kraanivett. Ja mina ei olnud nagu ainus, vaid samuti minu sõber, keda ma seal laagris kohtasin, kellega ma sõbraks sain. Ja siis me olime niimoodi 10 päeva, üsna sageli pidime siis tualetis käima ja üldse oli nagu üsna nagu raske olla. Samal ajal oli hoolifestival, kus visati värve inimeste peale ja sellised pommid olid isegi tehtud veega, kus katused nagu visati inimestele. See oli väga tore festival, et ometi sai nagu nautida seda kõike, aga ikkagi oli päris nagu keeruline ja siis see lõppes sellega, et läksime teise linna ja mõtlesingi, et äkki siis mägedes reisimine, matkamine toob mulle nagu tervise tagasi. Ja mul läkski õnne paremaks, kuigi ma ei olnud juba mitu päeva nagu söönud, et ma olingi ainult põhimõtteliselt vett joonud. Reisi pealt vist ainult ühe muna sõin, keedumuna. Ja see teekond pidi siis minema teise mägi külla. See oli siis Pukara, võib-olla keegi teab, selline nagu üsna turismilinn, aga sinna Annapurna mäestiku poole läks see teekond. Ja see oli väga pikk, et kaarti pealt ei saanudki seda kohe aru, et õhtu jõudis lõpuks kätte ja energia hakkas nagu otsa saama. Pimedaks läks ja mul sai vesi otsa ja siis energia oli nagu nii lõpukorral. Ja samas kohe teekond läks ülespoole mäge. Ja mu sõber, tal oli nagu energiat, see oli kolmas sõber, tema ei jäänud kõhuviirusesse, tema siis läks nagu edasi külla ja ütles, et ta toob mulle abi. Ja siis ma nagu liikusin küll edasi, aga ma jäin kohe nagu magama tee äärde, et energiat oli nii vähe, et ma peaaegu nagu kukkusin kokku. Ja kolmas kord märkasin, siis oli juba pime ja ma olin 40 minutit maganud. Ja natuke oli energiat tulnud, et enne seda oli pea käis niimoodi nagu ringi, tekkisid väga huvitavad sellised nagu mõtete müra, et mis ma teen, kuhu ma lähen, natuke nagu paanika hoog. Aga kui me kolmandal korral tõusin, siis oli peas vaikus. Enam keha ei pannud energiat mõtetele, vaid lihtsalt ütles, et mine edasi rahulikult ja kindlalt. Ja siis ma pimedas liikusin, teadsin, et seal džunglis mägedes on ka metsikud kiskjad ja loomad, et natukene see oli ka selline aspekt, et inimesed ei soovitanud jääda sinna niimoodi ööseks. Aga siis oli väga huvitav sündmus juhtus, et tee läks kaheks, üks tee läks mäe poole, ülespoole veel, teine hakkas natuke allapoole minema. Et ma olingi selle otsuse vahel ristteel, et kuhu poole ma siis lähen. Ja ma mõtlesin, et elus on tavaliselt ikka nii, et tuleb pigem minna nagu üles, et ikkagi on nagu see raskem tee õige ja ma hakkasin nagu minema justkui, kuni ma kuulsin, et keegi hüüab mind. Kuulsin oma nime ja see tuli pimedusest ja see oli väga, väga kummaline, ma ei näinud mitte kedagi, aga järsku tuli pimedusest välja munk punases rüüs ja tegelikult ma ei teagi, kas ta ütles minu nime, et miks ma seda kuulsin, et ta ei öelnud mulle mitte midagi, vaid ta näitas käega teise tee peale. Ütles, et mine sinna poole. Või ta ei öelnud, aga ta nagu näitas. Ma sain kohe aru, et ilmselt see ei ole siis õige tee ja mõtlesin, et ilmselt mõni klooster on seal kuskil kaugel. Ja miks ta seal pimeduses üldse oli, ma ei teadnud, aga ma hakkasin siis teist teed pidi minema. Tänasin teda ja siis ma kuulsin päriselt oma nime ja see oli siis mu sõber, kes tuli mootorrattaga järele ja ta tuli just selle teise tee pealt ja võttis mu peale ja ma olin nii õnnelik. Saime ilusti tagasi sinna mägi külla, kus sai süüa ja kõike muud. Ja tee peal ma just mõtlesin, et kui ma oleks ülespoole läinud, siis ta oleks minust mööda sõitnud ja ma ei olekski seda õiget kohta üles leidnud. Et kuidagi väga, väga eriline oli see minu jaoks. Sa arvad, see munk oli päriselt või see oli
kuidagi vaimu poolt tekitatud sinna. Mul on endal ka siukseid kogemusi olnud, siis mõtled nagu, et see ei olnud nagu reaalselt võimalik. Ma pärast mõtlesin, et huvitav, kas ma kujutasin seda ette või mitte, aga siis mu sõber, ta ilmselt nägi teda ikka ka ja et see oli ikkagi päris. Okei, väga hea. Ja, aga see oli kuidagi nii sürreaalne, et miks ta sinna tuli, kell oli päris palju ja pime oli. Ja tal ei olnud mingit valgustit ka, et ta lihtsalt tuli pimeduses. Aga ma arvan, et oli päris, aga kuidagi saadetud sellisel õigel hetkel. Ma ei tea, kas tema tundis, et mina olen seal kuskil eksinud või siis kuidagi tuli see kuidagi kõrgemalt poolt, aga... Ja nüüd sul on olnud selliseid seikluseid veel. Üks lahe asi, mis me avastasime vesteldes siin enne seda saadet, et me mõlemad oleme tegelikult käinud ja toimetanud siis natukene Lõuna-Aafrika Vabariigis, mis ei ole väga tavaline Eesti inimese puhul. Ja tuli välja, et isegi peaaegu ühel ajal, et natuke oli seal nihkes, aga mina siis alguses olin seal vahetusüliõpilane Kaplinna ülikoolis ja pärast läksin siis oma filmimaterjali filmima ja olles seal siis kolmas kord, kui ma läksin Lõuna-Aafrikasse, siis mul tekkis väga hea tuttav sõbranna sealt ülikoolist, kes siis ütles, et kas sa tahaksid teha väikest road tripi, et mul oleks vaja väga koju minna Lesotosse, aga mul ongi nagu ma mõtlen, et kellega koos, et kui keegi tahab näiteks, et minuga koos minna, ma näitan siis natuke seal ringi ka, et ma ise jään siis nagu Lesotosse, aga et saan natuke siis abiks olla. Ja me siis läksime Lesotosse ja põhimõtteliselt oligi viisa asjade järgi ei oleks pidanud üldse ma sinna sisse saama, aga kuna mu sõbranna ikkagi põhimõtteliselt rääkis nad pehmeks, et ikkagi Eestis külaline, väga eriline, iga päev ei ole, siis nad ei olnud kuulnud Eestist mitte midagi ja siis proovisid seal nimekirjas ka vaadata, et kus see Eesti siis on. Ikkagi jõudsime sinna ja vot see oli tõeline Aafrika kogemus minu jaoks, et see, kuidas ta viis meid oma vanaema juurde ja siis veel sealt edasi kellegi siis pereliikme juurde, et see oli keset ei midagi, teed olid sellised, et sinna ära autoga üldse hakka ligi minema. Ja siis me magasime mingis savihütis seal keset ei midagi ja need tähed ja kõik see kogemus, mis seal oli, see oli just vana aasta lõpp, uue aasta algus, oli väga lahe. Ja järgmisel hommikul siis oligi, mina ärkasin seal üles, siis mul see minu tolleaegne siis boyfriend oli kaasas ja siis see minu sõbranna ja siis hommikul muidugi, kui terve küla kuulis, et mingid valged on tekkinud sinna külla. See oli niisugune uudis, kõik tulid kohale umbes vaatama, katsuma, et kes on. Ja see oli tõesti selline see looduse kogemus, inimeste kogemus, see oli üllatavalt võimas ja sügav. Ja kui me rääkisime sinuga, tuli välja, et sina oled kohtunud Lesotho kuningaga. Et kas sa räägiksid mõne sõnaga sellest ja samas ka, et kuidas sina Lõuna-Aafrikasse jõudsid, et siuke väga huvitav ühendus? Ma Lõuna-Aafrikas käisin, see oli minu üks esimesi kaugemaid reise ja see oli seotud orkestriga. Ma siis 9 aastat käisin Nõmme muusikakoolis ja üks põnev osa sellest oligi see orkestri tegevus, kuna meie dirigent Jüri Ruut-Kangur, et tema on väga suur reisihuviline samuti ja ta viis meid nii Itaaliasse, Saksamaale, Prantsusmaale kui ka lõpuks siis sinna Lõuna-Aafrika Vabariiki. Et kuna Lõuna-Aafrika Vabariigi koor, KwaZulu Natali koor käis Eestis, kellega me siis koos mängisime filmimuusikat Metodisti kirikus, siis mõtles meie dirigent, et võiks samuti siis neile külla minna ja siis koos esineda nii Kaplinnas kui ka erinevates kohtades, ma ei mäleta, kus veel. Et meil oli päris pikk selline road trip samuti bussiga Johannesburgist Kaplinna ja tagasi, et see oli väga selline pikk teekond. Suur osa ajast oli bussis, aga üks kõige eredamaid hetki oligi siis Lesotho kuningaga kohtumine ja miks see juhtus? See oli väga huvitav põhjus, et kuna üks
inimene sealt KwaZulu-Natali koorist oli siis selle Lesotho kuninga tütar ilmselt siis, et ta tuli meie kontsertit vaatama, kui me siis esitasime filmimuusikat ja klassikat ja siis talle väga meeldis ja siis ta teretas meid pärast kõiki ja õnnitles. Et mulle väga meelde jäänud, et ta oli suuremat kasvu ja tal oli selline kolmnurkse tipuga müts. Natuke nagu see riisikorjajate müts Hiinas, aga see oli hästi pika tipuga. Et see rahvuslik müts siis neil. Et ta nägi tõesti selline kuningas välja ja väga huvitav isiksus. Väga lahe. Aga Lesothos me ei käinud, et me tegelikult olime seal Lesotho piiri peal. Just. Ja kui ma räägin ka enamus inimesed Lesotho, mis asi see on ja siis hakkavad vaatama, et see on väike omaette riik keset Lõuna-Aafrikat, et see on nagu üllatus paljudele inimestele. Ja nüüd, mida sa ütleksid inimestele, kes ongi võib-olla ikkagi natuke selles mõtlemises, et no tore, et alati tulevad mingisugused vabandused, et okei, Jürgen Christopher, sa oled seal võib-olla vaba või sul pole lapsi või sul pole liisingut või ma ei tea, mis iganes vabandused tulevad. Ja väga sageli, kui mina räägin ka, et olen reisinud 30 maale, siis ütlevad, ja tore, sul on hoopis teine, sa ei saa üldse aru, mis minu seis on. Ja et üldse reisida nii, nagu sina oled reisinud, selleks on ikkagi vähemalt 1 000 000 eurot vaja. Siis mida sina ütled sellistele inimestele, et tahaks reisida, aga siis esiteks tuleb see vabanduste laviin ja siis tuleb, et vot raha ei ole, ma ei tea, mis iganes muud takistused, et kuidas neist üle saada ja tõesti kott selga ja minna. Mis selleks vaja teha on? Võib-olla 3 nippi annab meile. 3 nippi, hea. Kohe esimene mõte tuleb, et see oleneb väga reisist, et mul on olnud selliseid reise, kus ma ei peagi nagu ise midagi maksma. Et orkestrituuridest ikkagi pidin maksma, aga näiteks vabatahtlik töö kusagil riigis, näiteks Nigeerias või mujal, või mingid noorteprojektid, et kui inimene on nagu noorema seas, et siis on nagu võimalik väga palju leida selliseid noortevahetusi ja huvitavaid projekte, kus kõik õpivad üksteiselt ja mis on igati nagu arendav ja huvitav, aga ütleme, kui siin aga näiteks vanema seas inimesed neid tahavad reisida ja ütleme, ei ole neid projekte, kuhu ennast kirja panna või võib-olla ei ole seda huvi, et lihtsalt nagu ongi soov reisida. Siis ma arvan, et üks variant on see, et näiteks teha sohvasurfamist. Et see ei ole tegelikult tähtis, et kui vana sa oled, et on selline network nagu Couchsurfing, et võib-olla see olekski esimene nipp, et kasutada neid erinevaid võimalusi, kus sa näiteks ei pea majutuse eest maksma, nagu Couchsurfing või siis Airbnb, et kui sa saad endale mõne näiteks korteri, kui sa saad pikemalt olla, aga kui sa pikemalt oled, siis on ka nagu odavam. Või siis noorte hostelid, et kus sul ongi näiteks 6 inimest ühes toas, et see tuleb ka palju odavam, kui võtta eraldi tuba, aga samas sa saad ju inimestega tuttavaks, kes ka reisivad ja võib-olla leiad omale sõpru, teekonnakaaslasi. Eriti tore on see, kui sa üksinda reisid, et siis need hostelid ja kõik see on nagu mugav variant, aga ütleme, kui baaris ja kui näiteks telkida ei taha, et kindlasti on nagu odavamaid variante ka. Aga ma arvan, et see ei ole kindlasti nagu nii kallis, et me ei pea minema kõikidele vaatamisväärtustele. Ma arvan, et reis on palju huvitavam, kui me püüame pigem kohalikega tutvuda ja näha just seda igapäevaelu. Et siis kõige rohkem õpib ise midagi just läbi teiste inimeste. Et mida rohkem me nagu ennast nagu eraldame, et mul on hotelli mingi suite kuskil eraldi ja tahan täitsa mingi oma reisi teha. Mingis mõttes nagu see tundub, et siis et sa oled nagu hästi, saad kõike kontrollida, kus sa oled, kus sa magad. Aga sul ei ole pärast juba nii põnevaid reisilugusid, mida kaasa võtta. Kui sa nagu nii eraldad nagu nendest kohalikest inimestest ja oledki nagu turist 100%, et ma arvan, et see on ka täitsa okei, et see on nagu võimalus, et kõigil inimestel on erinev
ka mugavustsoon ja see viis, kuidas nad tahavad reisida. Aga et see teine variant oleks või teine nipp pakun, et ongi minna mugavustsoonist välja niimoodi, et minna kohalike inimestega tutvuma, et püüda nagu nende järgi kuidagi leida, et mitte Lonely Planeti ja selliste reisikirjade järgi, et kuhu linnukesi panna, et kõik kohad oleks täidetud, et muuseumid ja see kõik hästi huvitav, aga just sellist kohaliku elu kogemist. Ja mõtleme, mis kolmandana, mis võiks veel öelda. Ma ei oskagi öelda, et valida huvitav sihtkoht on hästi, hästi oluline. Et ei pea võtma sellise koha, kuhu kõik lähevad, näiteks Egiptus või Sarmeselk, et võib ju minna näiteks Hiinasse. Ja kui keelt ei oska, siis väga hästi aitab naeratamine ja kehakeel. Et ma sain hiina keeles väga hästi küll hiina keelega hakkama, et see oli mulle väga kasuks, aga igal pool näiteks, ma ei tea, näiteks Nigeerias ka kõik ei rääkida inglise keelt, et siis tuligi naeratada ja kasutada kehakeelt. Et olla positiivne ja rõõmus on hästi hea nipp. Et siis inimesed võib-olla tahavad sind isegi külla kutsuda, majutada sind, saadki kohalikega tuttavaks ja reis tuleb palju soodsam. Ja põnevam ka. Ja põnevam. Näiteks Tiibetis reisides või tegelikult see oli Hiina-Tiibeti ala 2 või 3 ööd järjest lapsed kutsusid mind oma vanemate juurde. Nad vaatasid, selline tore reisi seljakotiga, nagu seal naeratasin ja midagi eriti rääkida osanud, aga siis juba 5 minuti pärast leidsin nende kodust ja siis ema ja isa võtsid vastu ja keetsid sooja suppi. Väga lahe. Just, et see võõraste külalislahkus seigeldes, et seda kasutada. Ja ma täiesti 2 käega olen kõikide nende nippide poolt minu kogemustena ka, et üks hea uus moodus siis väga soodsalt reisida on siis Workaway, kus inimesed saavadki minna siis teatud ajaks, teatud kohtadesse, et mina seal selles Mehhiko kultuurikeskuses olingi põhimõtteliselt sellise Workaway projektiga, kus siis sageli ongi nii, et sulle antakse majutus, mõnes projektis on ka toit sees ja sul on siis teatud arv tunde, kuidas sa siis aitad ja töötades seal kultuurikeskuses oligi, ma kasutasin kõiki oma talente, ma korraldasin sündmuseid, tegin seal filmiõhtuid, aitasin teraapiatega seal omanikke, mis neil vaja oli, tegin seal energeetilist puhastust, siis olin sotsiaalmeedia manager ja mis fotograaf ja erinevad asjad, mida neil seal siis vaja oli, et taaskäivitada seda kultuurikeskust. Ja nii põnev oli ja kogu aeg iga päev tulid uued inimesed, uued katsumused, selline rikas elu ja siis mõtled nagu, otseselt ju palka ei saanud ja millised kogemused ja millised suhted ja kohtumised inimestega, et nagu võrratu. Ja teine asi, sa vist isegi oled ise ka proovinud, on see Woof, kus on ka siis nagu töövahetus, et sa saad olla Austraalias, on see eriti populaarne USAs, seda on ka. Ja kolmas versioon, mis mina ise olen kasutanud, on house sitting, kus on siis, ongi nagu selline kodu valvamine, keegi läheb kodust ära pikemaks ajaks ja on olemas selline rahvusvaheline house sitting leht, kus sa saad kandideerida. Ja siis mina olin näiteks Hawaii'l mitmeid kordi multimiljoni dollari villas ja valvasin mõnikord isegi koerad, võivad olla seal selle diili sees, et pead koeri vaatama või kasse. Ja siis kassin aeda ja elasin nagu kuningakass ja tavaline öö sellises villas oleks maksnud $200–400 ja mina lihtsalt nautisin. Et väga lihtne on ju. Et just. Tuli meelde, kuidas ma ka 30 euroga käisin Norras nädal aega. Et kõik oli hästi kallis, aga siis oligi lihtsalt võimalik, et kui... Et olla nutikas. Et olla nutikas, kasutada neid versioone. Nüüd üks uus teine teema, mis me avastasime, on väga sügav sarnasus. Meil on mõlemad, et me oleme väga suured dokumentaalfilmi fännid, et
sina oled teinud 7 filmi, mina olen 2 filmi valmis saanud ja mul on nüüd olnud nagu sihuke suurem paus. Kaamera on olemas, kapi otsas kogub tolmu, on vaja uuesti välja võtta, aga väikseid selliseid projekte olen teinud siin ja seal ja mulle tundub, et meil on hästi sarnane lähenemine dokumentaalfilmile kui protsessile, et kas sa mõne sõnaga räägiksid, mis sind just dokumentaalfilmi tegemise juures hästi võlub, mis sinu endaga toimub selle protsessi jooksul ja kuidas see samamoodi võib-olla käivitab seda teatud tüüpi siis kunstnikku sinu seest? Minu jaoks, ma arvan, et on nagu väga ehe näide sellest, kuidas sa saad nagu midagi loovaks muuta, et kui sa juba kadreerid midagi, näiteks, et sa teed filmi inimesest või loodusest, et sa leiad nagu selle oma vaatenurga asjadele ka nagu tervikuse mõttes, et kuhu sa nagu seda fookus paned või mida sa pärast kokku monteerid. Et see on nagu uurimus nii iseendale kui ka sellest nagu inimesest või kohast. Et mis mind väga võlub ongi see, et kui ma teen näiteks inimestest filmi, ma õpin midagi nende kohta ja kui ma olen piisavalt kaua nendega või avan ennast neile, siis tekib selline usaldus ja ka nemad avanevad mulle. Et siis see kaamera isegi muutub natuke nagu teisejärguliseks, et ma nagu, ta on nagu oluline filmi tehes, aga et see sünergia või see lubamine nagu hästi, võib-olla isegi kõige olulisem, et kui see energia on hea ja puhas, siis see tuleb ka filmis hästi välja, et see saab nagu hiljem nagu tunda. Et see on isegi teatud moodi teraapia minu jaoks olnud. Selles mõttes ka, et kui keegi teeb ka minust filmi või mind on filminud, siis ennast on tavaliselt väga raske küll näha, aga väga palju olen õppinud, et kuidas ma saan ise siis nagu aus olla nii kaamera ees kui ka kaamera taga. Et üks asi on ka see, et ma ei otsi nagu draamat, et filmides paljud tahavad nagu seda leida, et kui midagi põnevat on, et mida näidata, et siis saada sellega nagu vaatajaid populaarsust. Et ma ei taha nagu sellele keskenduda üldsegi. Ma usun, et see lugu tuleb, et kui ma ise usun piisavalt, et see mind huvitab või tunnen, et ma pean seal kohal olema, siis alati ei pea isegi kohe see lugu või idee olema lõpuni nagu valmis, et sa lihtsalt alustad millestki. Aga kõige lihtsam muidugi on teha filmi läbi enesepilgu nagu reisipäevik, et kuhu ma lähen, mida ma näen. Et see on üks dokumentaalfilmi vorm, mis mind väga huvitanud on. Ma ei ole veel ühtegi reisifilmi kahjuks veel lõpuni monteerinud, aga mul seda materjali on väga palju, et sellest on plaanis siis teha üks järgnevaid filme. Ja ma täiesti helisen kõigega, mis sa siin praegu just mainisid selle kohta, et tegelikult ma tunnen, et visuaalselt toimetades see on üks moodus, kuidas arhiveerida, koguda lugusid ja see on ka selles mõttes hästi oluline, et see jääb ju siis ka tulevastele põlvedele, et kuidas inimesed selles ajastus, sellel ajal siis toimetasid, mõtlesid, mis olid nende probleemid, kuidas nad suhestusid maailmaga, iseendaga, et see jääb ju kõik sinna alles. Ja lugude võtmine ja see on hästi oluline. Ja kui mina alustasin oma siis dokumentaalfilmi, see oli tegelikult minu selle magistrikraadi siis üks osa, lõputöö osa. Ma tulin lihtsalt ideega siis välja, et ma lähen Lõuna-Aafrikasse, seal üks naine, itaallanna, oli teinud sellise maja nagu inglimaja ja tal olid siis ingliteraapia kursused seal ja inimesed igalt poolt siis, mõned olid ka, kes olid lihtsalt külas, tulid lihtsalt siis uurima, et mis siin toimub ja muidugi kohalikud ka ja nagu sa tead, Lõuna-Aafrika on hästi segasumma suvila, et seal on igasugust rahvast ja näiteks Kaplinna ülikoolis oli 50 000 üliõpilast ja ma ei tea, kui palju meie klassis oli ainult 15 erinevat rahvust, et see oli täiesti meeletu segasumma suvila. Ja nüüd selles majas siis inimesed tulid ja igaüks võis olla see, kes nad on, sest väga paljudes erinevates religioonides on inglid nagu olemas, et polnud vahet, kes sa, kus sa olid, mis sa uskusid ja
kui ma läksin sinna, mul ei olnud samamoodi, mul oli lihtsalt mingi väike projekti kirjeldus, mul ei olnud ju aimu, kuidas see kokku tuleb ja siis hakkasin filmima ja samm-sammult lugu hakkas looma, tuli üks naine, tema lugu keris ennast lahti samm-sammult ja sellest sai mega transformatsioon. Ja see naine, tal oli tohutud läbielamised, kõik, mis sealt siis kogemusena tulid. Tal oli hästi suur elumuutus ja siis see ingliteraapia ja inglimaja aitas tal sellest edasi liikuda ja ellu jääda. Ja ühel hetkel siis meil kadus omavahel suhtlemine ära, aga me saime uuesti ühendust ja tuli välja, et oli kolinud Inglismaale ja natuke aega peale seda oli leidnud siis omale uue kallima ja eelmisel suvel siis nüüd Maikeliga, kui me Inglismaal seiklesime, siis me käisime tal külas. Nii et film tuli välja mul 2007, nii et oli väga palju aega mööda läinud, 13 aastat peaaegu, siis oli nii tore näha teda uuesti, näha, et ta elab oma unistuste elu ja ma olen jäädvustanud selle osa tema elust, mida nüüd maailm saab siis ka pärast hiljem vaadata ja inspiratsioonina kasutada või lihtsalt arhiivina kasutada. Et see kogemus minu jaoks, see oligi 2 aastat minu elust võttis ja see oli nii võimas, et see oli tõesti nagu lapse sünnitamine, et kõik need faasid, et kui see valmis saab, see ongi nagu selline tunne, et võt nüüd tuli välja ja nüüd ma peangi lahti laskma selle, et nüüd ta elab oma elu edasi. Jah, väga hästi kirjeldad seda protsessi. Et see ongi nagu sünnitad ja sa pead sellest lahti laskma, siis ta hakkab oma elu edasi elama. Et see on sarnane tunne sellega. Ja tohutult loominguline protsess ja mulle meeldib just see orgaanilisus, mis dokumentaalfilmil on. Et loomulikult, kui võtame just selle koha pealt, et see, kes on kaamera taga, hakkab kindlasti mingil moel mõjutama neid protsesse, mis toimuvad, aga üldisemas plaanis nagu see essents nagu siis lindile saada ja sellest midagi kokku panna, et see on üüratu protsess, üüratu aeg, et mina lõikasin kokku 50 tundi 49 minutiks. Et sina tead, mis minutite lõikamine tähendab, on ju, et see on meeletu töö, et väga nagu lahe protsess. Ja nüüd, kui nüüd mõni inimene vaatab seda, ütleb, no tore, Jürgen Christopher siin toimetab nende asjadega, et kuidas siis sina oma elus igapäevaselt hakkama saad, et kust tuleb sinu peamine sissetulek, kas sul on siis mingid kõrval tööotsad, mis siis annavad lisaküllust või ongi sul nii, et sa oled täiesti professionaalselt, toimetad nende erinevate projektidega, siis niimoodi oled selle tööle saanud, et on pidev sissetulek, et kuidas see toimib, et inimesed saaksid ka nagu aru, et reaalne, et see ongi professioon ja sellega saabki ka tegelikult täitsa leiba teenida või vastu võtta siis seda küllust. Ma usun küll, et sellega saab täielikult näiteks filmiga teenida, et kindlasti see nõuab päris suurt tööd, aga kuna ma ise olengi nagu sellise mitme ala peal, et siis mul ei ole olnud nagu ühte kindlat valdkonda, et siiamaani vähemalt. Ja nüüd ma mõtlengi, et kui ma lähen seda helirežiid õppima, et ma saan rohkem pannagi siis fookust just sellele heli salvestamise ja komponeerimise peale, mida siis nagu teha. Et aga seni jah, mul on nagu erinevad asjad olnud, vahepeal olen puhtalt projektitöö peal olnud, et teinud filme või siis muud siin-seal, aga on ka olnud, et sellise poole kohaga tööd, et samal ajal teen neid filme ja samal ajal näiteks web management või mis eesti keeles oleks, et haldan mingit veebikeskkonda. Vahepeal oli näiteks Olde Hansas poole kohaga, seal müüsin keskaegset käsitööd. Nüüd oli Lasvimaal pikemalt, siis oli intensiivsem täiskohaga töö, kus oli ka palju vaba aega, et seda loodust avastada ja natuke oma asju teha, aga siis ma paningi nagu raha kõrvale ja nüüd ma mitu kuud olen siis oma asju saanud teha kuni siis põhimõtteliselt selle kuuni, kus mul jälle nagu raha peaaegu et otsas, et siis ma
otsin hetkel uut tööd. Et ilmselt kuna näiteks mina siis lähen õppima, siis mul on vaja sellist püsivamat tööd, et siis hetkel vaatan selle järgi, aga see oleneb väga hea sellest, et missugune elukoht mul on, kui palju on üürid, kui palju ma igapäevast kulutan, kas ma tahan kuskil tantsu või mingites muudes trennides käia, et ma olen elanud suht niimoodi ka vähese rahaga, ütleme, et hakkama saanud, et piisavalt, et ise süüa tehes ja ise trenni tehes, aga praegu pigem siis otsin natuke midagi külluslikumat. Et kui siis sellise 3 eurot tunnis või 4 eurot, et pigem juba siis midagi hingelähedast teha, kuhu panustada. Et kui nüüd keegi, natuke läheb aega, kuni see saade meil välja saab, aga kui keegi veel takkajärgi vaatab, et mul oleks nüüd mingit sellist loomingulist inimest vaja, et mis teenuseid sa pakud praegu, et võib-olla inimestel on ka nagu segadus, et no kes see Jürgen Christopher nüüd siis on? Mis teenuseid sa pakud? Ja, et üks valdkonda kindlasti ongi audiovisuaalne meedia, et ürituste filmimine, monteerimine, helisalvestus, kontsertide salvestamine näiteks samuti, kui ka ise esinemine, et ma võin seda samuti teha. Siis, mis ma olen muidu nagu varem õppinud, on kunstiõpetus, et kõik, mis seondub illustreerimise ja kunstilise kujundusega näiteks, kas internetikeskkonnas või siis füüsilises maailmas. Et enamasti see samuti mind huvitab kõik, mis puudutab nagu reisimist ja giidindust, et hetkel koroona ajal ei ole see küll väga hea teema, et ma tahtsingi tegelikult sellel alal rohkem nagu tegutseda, et oma elamustuure teha, mis ongi see, et viin inimesed loodusesse, siis teeme koos loomingulisi harjutusi, et teha seda täitsa nagu tööna, aga hetkel ilmselt ootab oma parimat aega. Ja, aga see väga kõik oleneb nagu see kultuurivaldkond, et kohast ja inimestest, kellega koos teha. Ja. Et tõesti, mees nagu orkester ja kui on vaja siis muusikat mõnele sündmusele, mingit erilist, et saab mees nagu orkester, just. Et mulle väga meeldis vaadata sinu ühest siis loomisest, kui sa Salme kultuurikeskuses, kus sa olid siis nii see loominguline muusika tausta ja sa olid ka jutuvest ja samaaegselt ja sa olidki laval kohe seal kõrval olemas, et siuke väga uudne lähenemine. Ja, see oli tänu meie kallis siis lavastaja Jaanus Nuutre, temaga koos me otsustasime või õigemini tema tekkis visioon, et ma võiks seal nagu laval kohal olla. Algselt oli mõte nagu klassikaliselt teha muusika lavastuse jaoks, kuna ma seal Salme teatri stuudio ringis käisin, nii nagu mu õde siis seal esines, näitles, aga siis leiti ka minule hea roll, et kokku meid oli siis 3 tükki, 2 näitlejat ja mina olin siis selline nagu jutustaja, aga lõpuks siis sõnu ei olnudki vaja, vaid need sõnad läksid helisalvestusse, mis oli selline nagu poolelt nagu regilaul, mille peale ma siis mängisin erinevate pillidega ja vahepeal isegi natukene interakteerusin, suhestusin publikuga, et läksin lavale ja tulin ära, et see oli omamoodi selline huvitav kogemus, et kuidas kõiki nende pillidega siis õigel ajal stsenaariumi kohaselt siis esineda, et olid seal šamaanitrumm, väiksed sellist hangtrummid, kitarr, kellamäng, meloodika, et iga pill tuli siis kasutusele siis, kui oli sobiv hetk, et saata näitlejaid. Väga lahe. Ja mulle väga meeldib see, kuidas sa ka praegu just rääkisid rahalisest hakkama saamisest, et see on samamoodi, mina olen öelnud, et tulevik on just see, kui inimesed õpivadki, et kas panevad siis oma munad eri korvidesse, et ongi need erinevad sissetulekud tulevad kas siis hooajaliselt või erineval ajal, et samamoodi teha siis kas mingi aeg asju ette või siis mingid asjad toimivad siis jooksvalt ja
sedasi ongi, et näiteks kui tuleb jälle mingi hullem kriis või teema majanduslikult, et sul on siis ikkagi olemas kas varu või sa tead juba, et näed, et kui see asi ära kaob, siis sa saad järgmise asja peale ehitada. Ja ma tunnetan ka, et tulevik läheb järjest rohkem just sellise multifunktsionaalsuse ja multitalentsuse peale. Et kui ma mäletan, kui mina üles kasvasin, kõik ikka ütlesid, et Kristel, et ära umbes tee 100 asja, et ikka ainult 2 asja tuleb teha või 1 asi on ju. Ja ma kogu aeg tundsin, et mind pandi nagu kasti, et mis te surute mind kasti, et mul on need anded olemas, ma ei pea suruma neid kasti. Ja sina oled ehe näide, et saadki olla multitalentidega ja panna need tööle enda jaoks. Jah, kuigi ma õpin nagu me kõik, et olen teel, et kuidas veel paremini seda. Jah, et kuidas veel paremini kokku saada ja sümfooniaks luua, et tuleb selline finantsiline sümfoonia samamoodi. Just, oluline ongi kuidagi ühendada nii oma kõik talendid ja huvid ja samuti siis distsipliin, et mis see nagu siis tööna nagu on, et kui kõik need on nagu sünkroniseeritud, et siis ilmselt läheb kõik see küllus elus tööle. Ja siis mõtlen ka nagu inimestele, kellel on pered, et ilmselt kõik ei saa võib-olla alati niimoodi juhuteid teha siin-seal, aga ikkagi tunnen, et kui palju annab juurde see, et oma asja tegemine või vähemalt, et leida aega, et natukene katsetada ja teha esimesed sammud ja siis vaadata, kuhu see viib, et mis siis edasi saab. Just. Et mitte ennast kohe pidurit panna, et peab kohe perfektne tulema, vaid just, et hakata katsetama, et mina ütlen ka sageli, et väga paljud minu ettevõtmised ongi lõpuks edukad, sellepärast, et kui mul idee või impulss tuleb läbi, ma usun, et läbi selle sisemise naiselikkuse, siis ma annan kohe gaasi ja lähen kohe pea ees sisse, vaatan, mis siin on, ja mõnikord löön pea ära ka, aga enamus kordi õpin sellest ja saan siis kohandada asjad ümber vastavalt, et just seda julgust ja pealehakkamist. Ja nüüd sellega seoses ka sa ise oled siin ka, ma praegu eelnevalt ka küsisin su käest, et mis on sinu niisugused 3 kireprojekti, mis sa praegu siis fookusesse võtaksid või mis sulle sellist väga inspiratsiooni ja motivatsiooni pakuvad, et kas sa võiksid jagada meie kuulajate vaatajatega ka, et mis need 3 kireprojekti sul praegu on töös? Jaa, hea meelega. Üks projekt on nüüd, millega ma nüüd hakkasin rohkem tegelema just tänu selle karantiini ajal, oli siis nimelt raamatu kirjutamine. Ma arvan, et see on nagu hästi huvitav, mulle alati on meeldinud kirjutamine, aga see on ka selline huvitav nagu rännak, et kuhu see viib, et mis mõtted hakkavad nagu hargnema, sest alguses ei saagi terve raamat olla peas, et seal ongi mõned nagu juhised või ideed, et mida ma tahan nagu paberile panna. Ja üks nendest on siis elukunstniku käsiraamat, on selle nimi, et see räägibki siis loovusest igapäevaelus, kuhu tahan integreerida palju erinevaid harjutusi, mida igapäevaelus teha, et oma elu muuta nagu mängulisemaks, huvitavamaks, värvilisemaks. Ja sama, et olla nagu puhas leht, tulla nagu selle juurde tagasi, see on üks hästi oluline harjutuse osa tegelikult või selle teekonna osa, et hakata looma midagi uut sinna lõuendile. Ja mõned harjutused näiteks, mis ma ise praegu igapäevaelus teen, on näiteks, et erinevates kategooriates mingite tegevuste täitmine, mõned on kodused asjad, näiteks kassiga mängimine, lillede kastmine, ja mõned on nagu suhtlemisega seotud, kellelegi komplimendi tegemine, näiteks kellelegi tundmatule, keda ma tänaval kohtan või siis pereliige ja sõber, või siis näiteks külm dušš või karastus või sport või trenn, meditatsioon, võib-olla hommikune õhtune palve või raamatu lugemine, inspireeriva filmi vaatamine. Et siis ma panen sinna nagu väikse linnukese iga päeva kohta. Ja mul ei oleks nagu võistlust nagu vaja, et nüüd järgmine päev pean parem olla, aga lihtsalt kuidagi see on nagu huvitav, et kui ma nagu vaatan seda, mul tekib nagu meelde, mul tuleb meelde, mis erinevaid huvitavaid asju ma teha saan, et ma tunnen nagu terviklikumalt igas päevas, et kas ma teen mingit oma projekti näiteks või loen raamatut. Et see on siis nagu ka see osa sellest raamatust, millest ma tahan rääkida. Et see on minu esimene projekt
seal on 12 raamatut ka, mis tulevad, nendest ma juba räägin teinekord. Siis teine idee on midagi sarnast, mida sina teed, Krista Ra, et sa tegeled selle podcastiga. Et ma tahan teha sellist väikest reisilugude seeriat YouTube'i, kus iga nädal tuleb välja mingisugune lühilugu. See võib osalt olla minu lugu, see võib olla kellegi teisel inimese lugu, et jagadagi neid lugusid, mis on nagu piiride peal. Isegi mõtlen, selle saate nimi võiks olla Piiri peal, et mis just uurib neid äärealasid, et mis kõik veel võimalik on ja kuidas on võimalik elu usaldades jõuda rohkem iseendani ja midagi head, ilusat elus teha. Ja kolmas idee on siis oma muusikalugude plaat välja anda. Et mul on palju neid lugusid, osa olen salvestanud, aga ma võiks need kuidagi tervikuks luua. Ja osad muusikateosed on ka seotud mu mingite filmiprojektidega, et kuhu need siis nagu integreerida, et üks film tuleb Lapimaa loodusest ja üks minu vanaemast. Sellised lood. Väga lahe. Ja mis on hästi lahe, see äärte või piiri peal. Algne nimi sellel podcastil tuli Seiklused äärtel. Sa mõtlesin, et ma ise olen selline hästi äärtel kõndija ja mul on hästi enamus inimesi ka, keda ma siia toon, on kõik julged äärtel kõndijad. Ja siis ma andsin sellele pealkirjale siis aega, et kas see on see õige pealkiri ja siis ta muundus Aarete seikluseks. Aga see ikkagi essents on sarnane, et just väga palju julgeid inimesi, kes julgevad seal äärtel kõndida, oma unistusi ja aardeid siis töösse panna, et inspireerida, motiveerida siis inimesi nende lugudega. Ja nüüd lõpetuseks, mida sa veel julgustuseks inimestele, kuulajatele, vaatajatele siin täna südamele paneksid? Midagi kokkuvõtteks. See on hea küsimus. Ma arvan, et üks selline mõte, mis mulle kohe turgatas pähe, on see julgus just neid piire kombata ja mitte elu nagu nii rutiinselt võtta, et see on võib-olla üks kõige olulisem asi, mida ma olen õppinud ja õppimas endiselt. Et olla nagu lihtne, olla nagu algaja meelega, mis on ka nagu zen-budismis ja taoismis nagu selline keskne idee, et tühi leht, et kus on nagu võimalik alati midagi uut luua, et iga päev jälle mitte seda, et kõike uuesti otsast alustada ja mitte millegiga nagu edasi minna, aga lihtsalt, et see meeleseisund, et hoida seda nagu puhtana ja selgena ja niimoodi nagu naeratada rohkem, leida rohkem huumorit väikestes asjades, teha iseenda üle nalja, naerda iseenda üle on hästi oluline. Jah, et niimoodi, mitte liiga tõsiselt võtta, et kui mõelda just, et kas me oleme näinud teadliku unenägusid näiteks või unenägusid, kus me tõesti usume, et kõik ongi nii nagu unenes on, et see nii peabki olema, siis ärkab üles ja vaatame tegelikult selle lihtsalt unenägu. Samamoodi võib ju see elu olla samuti, aga siis teeme selle teadlikuks ja huvitavaks. Mul oli üks selline unenägu kunagi ja see mind kuidagi ka väga palju mõjutas. Väga lahe. Et ongi, kes ütleb, et see, mis meie mõtleme, et on päriselu, on tegelikult unenägu või vastupidi, on ju. Et mul on ka sageli, mul on nii elavad unenäod, et kui ma hommikul üles ärkan, ma olen vahest väsinud, sest ma olen hullult rahmeldanud unes oma asju teinud. Ja ühes artiklis sa siin ütlesid ka, et olgu kõigil siis, et kõndige julguse, ilu ja õnnega. Et minu arust nii ilusti öeldud, just nagu sa ütled siin, see julgus. Mina olen ka aastaid nii palju julgusest käest kinni võtnud ja läinud, vahest silmad kinni pigistanud, läinud asjadest läbi ja see teeb elu põnevaks, see teeb elu elusaks, ilusaks, nagu sa ütled, ja see
no ei saa olla varianti, et see ei tee sind õnnelikuks, et õnn on lihtsalt kaasprodukt, kaasneb sellega. Kas võin ühe hea nipi veel öelda? Ja, ütle. Mis sellega seondub, et kuidas olla julgelt õnnelik ja mitte karta. Näiteks kui me kõnnime pimedas, siis kujustada ennast kui valgusleeki või nagu valgusallikat, et kui sa oled ise valgus, siis pimedus ei saa sinu sisse tulla. Et see on nagu metafoor, aga see visualiseerimine on tõesti mind ka nagu aidanud, et mitte ainult pimedas, aga küll sellistes olukordades, et kus tundub hästi raske ja niimoodi, et nagu tundub, et ei ole lahendust. Nagu mõeldagi niimoodi, üks on see, et mõelda, et ma nagu valgus, et mis see kuri saab siis minusse tulla. Ja teine on see, et igal asjal, igal lool on oma lõpp. Et lõpuks kõik need, mida me kogeme, need nagu muutuvad lugudeks, millest me siis hiljem pajatame, räägime, et alati on mingi lahendus kuskil olemas. Et me võib-olla ei saa aru, et ei olegi nagu vaja tegelikult ju üle paanitseda või mõelda, et lihtsalt nagu lasta lahti, hingata rahulikult ja vaadata siis, kuhu see nagu viib. Et alguses on võib-olla see raskem, aga mida rohkem seda teha, siis on seda kergem juba märgata, et kõik need lahendused tulevad ja lõpuks me ei saa ju mitte midagi kaotada. Me olemegi ju see elu, ma olen selle elu osa, elu elab läbi meie. Kui meie olemegi elu, siis ei ole ju vastandit, et ei ole isegi surma, sest sünni vastand on surm. Nii et kui mida rohkem me julgeme elada, olla see elu ja see potentsiaal, mis meie kaudu tahab välja tulla, need anded, siis seda enam võtame seda vastu ja see hakkab meiega koos töötama ja me heliseme koos maailmaga. Just nii. Ja ma ise alati lähenen sellele ka sarnaselt ja üks asi, mis ma siia juurde võib-olla tooks, ongi arusaamine, et kõigel on oma siis jumalik ajastus. Et kui selle teadmisega nagu toimetama hakata, ongi see, et kaob ära see vastupanu või võitlemine. Et sa saadki aru, et praegu ongi see jumalik ajastus selleks asjaks ja isegi kui on katsumus ja saad aru, et okei, see on osa sellest protsessist või minu loost ja ma ei pea sellega võitlema, et ma saan lihtsalt vaadelda seda ja selgemaks saada, mis osa selles on ja kuidas ma ise lõin selle ja siis mis kingitus selles on. Ja siis see kõik ilusti vajub oma kohale ja asjad kulgevad imelises kulgemises edasi. Nii, aga siis suur aitäh sulle, armas Jürgen Christopher, ja nüüd lõpetuseks sul on ka mõte teha üks põnev kingitus, mida jagada siis kuulajate vaatajatega. Kas sa mõne sõnaga räägiksid ka, et mis see endast kujutab? Ma tahan sellise toreda reisi laulu õpetada siis kõigile, mida on tore kaasa laulda ja ümiseda ning kui ka huvi siis näidata, et mis akordid on kitarril, mis ei ole ka väga keeruline. Et ja siis väikse loo nagu selle taustaks, et kuidas see lugu tekkis. Selle panen ka sinna kaasa. Just. Ja siis julgustada inimestel kodus kaasa laulma, et ilus hääl on. Katsetada. Katsetada ja mitte karta. Keegi kahte ei pane. Keegi kahte ei pane. Et võib-olla selle laulu idee võiski olla, et julgus, et julgeda lihtsalt laulda ja. Just. Ja nüüd, kui inimesed sooviksid sinuga lähemalt kontakti võtta, et me paneme info siia ka siis alla märkmetesse, kas sa midagi tahad veel täpsustada selle kohta, et kuidas sinuga ühendust on kõige lihtsam saada? Kõige lihtsam ongi võib-olla kirjutada või ka Instagrami kaudu, et ma saan ka seda jagada, et siis seal on minu pildiblogi mõned inspireerivad hetked rännakutest ja elust ja kui ka seal portfoolio kaudu, et variante on palju. Just, paneme kõik siis juhatuseks sinna alla. Et suur aitäh sulle, armas Jürgen Christopher, ja imelisi seikluseid sulle, imelist loomist kõikide sinu projektidega ja ma olen täiesti kindel, et me kuuleme sinust veel
ja suur aitäh sulle selle aja ja oma kingituste jagamise eest siin meie siis Imeliste aarete seikluse kuulajate-vaatajatega. Minu suur au ja tänu samuti sulle, et sa saatesse kutsusid. Väga inspireeriv on sinuga rääkida ja koos nagu arutada ja neid mõtteid. Just, aitäh ja kõigile kuulajatele-vaatajatele ikka meeldetuletuseks, et toetada siis podcasti. Kõige parem, kui audioversioon välja tuleb, vajutada sinna download, see aitab meie numbritele kaasa ja kuulata, kindlasti like, review ja jagada oma võrgustikes, mida rohkem jagate, seda parem. Ja siis alati nädala lõpus tuleb üles siis ka antud podcasti videoversioon, siis sellega samamoodi käituda, panna likeid ja jagada, et sedasi see hea kraam paljuneb. Nii et aitäh juba kõigile ette ja järgmise korrani. Mahalo!